TAF IBZ 3300, mis meil siis Kaitseliidu Pärnumaa maleval on kasutuses, on siis kraanapuksiir. Peal on tal kraana, mille tõstevõime on 8,4 tonni. Masinal on peaaegu 20 tonnine vints, millega saab siis kuni 60 meetri kauguselt välja tõmmata 20 tonnist masinat. Lisaks on tal peal ka 2 plokki, millega saab siis lähemalt välja tõmmata raskemaid asju. Ehk siis 2 plokki kombineerides on võimalik välja tõmmata kuni 60 tonnist masinat. Kõige erilisem asi selle masina juures on see, et tal on vints ehitatud kraana külge, ehk siis tal ei ole fikseeritud kere külge, vaid sinna poole, kuhu kraana keerad, sealt poolt saad vintsida. Ehk ei ole seda nagu enamikel masinatel või puksiiridel, et sul on vintsi väljavõte ka sees või taga, vaid selle masinaga saab tõmmata külgede pealt ja väga paljude erinevate nurkade alt. TAF 3300 on spetsiaalselt ehitatud TAF-ide pukseerimise jaoks 4440 ja 4442 jaoks. Antud puksiiril on taga küljes pukseerimiskraana, mille külge saab panna pukseerimistala. Ja selle talaga saab pukseerida põhimõtteliselt kõiki Kaitseväes ja Kaitseliidus kasutusel olevaid masinaid, kas eest kronsteinidest või siis eest raami juures tõstes. Lisaks tal on ka prillid, millega saab vedada näiteks GD-sid ja jäikühendus, millega saab lihtsalt masina sleppi võtta ja teda järgi vedada. Reaalset päästmist ja päästmist, pukseerimist ja vintsimist on meil olnud tegelikult päris palju, enamasti just suurõppustel, kui on allüksused üldjuhul maastikul üritanud ennast ära kuskil peita või paikneda ja tavaliselt on ennast siis kuskil sisse kaevanud. Et vintsimist on olnud ja on olnud ka päris palju olukordi, kus peame ka masinaid pukseerima, kus siis masinad lähevad katki ja ei ole võimalus maastikul neid remontida. Masina enda kaal on 24 tonni, rattavalem on 6x6, ehk siis peavad tagumised sillad ja saab ka esimese silla vedama panna. Lisaks saab tagumised sillad lukku panna. Meeskonna suurus on väga erinev. Kaitseväes mõnedes üksustes on 3-liikmeline meeskond, aga enamjaolt on meeskonnad 2-liikmelised, kus on siis meeskonna ülem ja autojuht.